üks on see, et ta kindlasti aitab kaasa palgalõhe vähenemisele, aga ta ei aita seda nii-öelda kaotada. Et me kindlasti näeme endiselt palgalõhet ja ütleme nii, et kui vaadata seda sellest aspektist, et on naised ja mehed ja nende palgalõhe, siis see ei kao kuskile, sest meil on tegelikult hästi tugev segregeeritus ka teatud erialadel ja valdkondades. Aga mis ta lahendab minu jaoks on see, et töötajad saavad läbipaistvalt ja ütleme põhjendatult aru, kuidas see tasu tekib. Et milliste põhimõtete alusel tööandja selle rollitasu on määranud, kui tihti seda üle vaadatakse, millest lähtutakse tasu määramisel ja töötajal on minu hinnangul üks stressifaktor töö suhtes olles vähem, mis on, ma arvan, et mõjub ka meie vaimsele tervisele palju paremini, kui see nii-öelda teema on avatud organisatsioonis. Kas te Swedbankis panete palgavahemikku, kui suur see palgavahemik on, kui te näiteks seda avalikult välja kommunikeerite ja kas te kommunikeerite nagu millest see tuleneb või sõltub ka? Või kas see nagu, see küsimus on selles suhtes suunatud sinna, et kas see palgavahemik ise lahendab mingit probleemi, sest et suurusjärgus sa enam-vähem tead, palju selles valdkonnas või selles ametikohas sa teenida võiksid ju? Tegelikult ei tea. Paljud inimesed ei tea, mis on palgad ühes või teises valdkonnas. Neil on võimalus vaadata Statistikaametist, neil on võimalus vaadata töökuulutustelt, aga see on väga erinev. Kui tulla küsimuse juurde, et kuidas me palgavahemikud määrame, siis me kasutame turuandmestikku ja kommunikeerime seda ka nii, et palgavahemik peegeldab meie jaoks turuväärtust. Ehk et tööandjad ei pea olema sellega kõik nõus, see, mida meie näiteks näitame töökuulutusel, aga see on meie tunnetuslik vahemik, eks, mida me oleme valmis siis selle konkreetse töö eest töötajale maksma. Ja mis on veel, mida me näeme organisatsiooni sees, on see, et töötajad saavad selle põhjal otsustada oma karjääriplaani. Ehk kuna me näitame kõiki palgavahemikke valdkondade kaupa töötajatele organisatsiooni sees, siis nendel on võimalus vaadata, kus valdkonnas on siis nii-öelda turu mõttes kõrgemad tasud ja teha siis vajalikud oma karjäärisammud selles suunas. Eva, CV.ee või CV Online Alma karjäärbrändina tegutseb üle Baltikumi. Leedus ja Lätis on olnud avalike palkade kohustus juba viimased, ma ütleks äkki 5 aastat. Kui vaadata nagu soolist palgalõhet, tegelikult Leedu ja Läti ju ei ole seda probleemi enda jaoks ära lahendanud. Mida sinu tunnetus ütleb, et kas me saame lahendatud selle probleemi, millest see direktiiv viitab nagu sellisele nagu palgalõhele või ikkagi see nagu raskuskese on kuskil mujal või see nagu probleemi lahendus? No Lätis ja Leedus on tõesti 2019 umbes hakkas kehtima selline kord, et töökuulutustes peab olema siis palgavahemik, seda Eestis, eks ole, ei ole ja hetkeseisuga ka ei tule tegelikult, sest direktiiv seda otseselt ei nõua. Direktiiv nõuab, et tööle soovija, tööle kandideerija peaks enne tööintervjuud saama selle palgavahemiku siis teada. Aga see ei tähenda, et see peab töökuulutus olema. Tööandja võib ikkagi otsustada, et ta ei taha seda töökuulutusse mingil põhjusel panna ja siis anda see informatsioon tööle kandideerivale isikule, juhul kui ta tööintervjuule kutsutakse enne siis seda tööintervjuud on ju. Et see on tegelikult sellest paketist ainult üks meede. Et seal neid meetmeid on teisi, mida direktiiv tegelikult ette näeb. Minu meelest on see muidugi küll väga oluline meede ja tegelikult ka kõige väiksema halduskoormusega asi, mida üks tööandja üleüldse teha saaks, et tal siis see läbipaistvusega juba lood oluliselt paremad oleksid. Aga ta on tõesti ainult üks meede. Mis siis veel soolist palgalõhet mõjutab või seda soolist ebavõrdsust võib-olla töösuhetes mõjutab, on seal juures ka see, et mille põhjal sul need palgad määratud on, kas sul on üldse mingi süsteem, mille järgi sul need palgad seal on ja et muidugi võiks arvata, et kui tööandja on kohustatud töökuulutusse palgavahemikud panema, nii nagu Lätis ja Leedus on, et ta siis juba nagu võib-olla tuleks selle peale ise, et tal seda süsteemi vaja on, sest et muidu võivad lihtsalt väga ebamugavad olukorrad tekkida, eks ole. Aga Lätis ja Leedus ei ole seda väga sügavalt tegelikult analüüsitud, mis selle mõju on olnud selle viimase 5 aasta jooksul minu parima teadmise juures. Aga Läti ja Leedu samamoodi nagu Eestigi
peavad üle võtma nüüd ka need kõik ülejäänud meetmed, mida direktiiv ette näeb. Leedus muidugi mõned neist juba natukene tegelikult on, aga ka nemad peavad olukorda oluliselt parandama. Ehk siis selle tervikmeetmete paketiga ma ütleks, et olukord võib oluliselt paraneda. Lätis muidugi tegelikult on viimase 5 aasta jooksul palgalõhe oluliselt vähenenud, aga väga raske on öelda hetkel mul, mille tõttu, sest et ma ise ei vaataks ka Eesti puhul seda palgalõhe vähenemist niimoodi 1 aasta kaupa.